mis mul siin? Aga me ei ole väga kaugel. Kuule, see näitab päris hästi. Tere tulemast Autopositiivi kanalile. Mina olen Vahur. Täna siis tulime siia Aravetele. Käru sabas, raha taskus ja nagu ikka, mehed võivad küll suureks kasvada, aga nad jäävad alati poisteks. Neil on mänguasju ja mänguasjad lähevad aina kallimaks. Täna me otsime siis endale ATV. Aravetele tulime seepärast, et meil oli siin üks välja vaadatud. Jõudsime kohale, mees kodun nagu muti auku. Kiire guugeldamine ja siin ikka Viljandi poole edasi. Seal on teine variant. Vaatame, kas saame seal löögil äkki. Hakkame sõitma. Vaevu mõned kilomeetrid Aravetelt välja saanud, leidis sealse ATV omanik lõpuks oma telefoni üles ja helistas tagasi. No me sõitsime, me tulime juba Aravetele kohale ja nüüd me juba hakkasime ära liikuma, aga me ei ole väga kaugel. Aga kuna see ATV ootas endiselt uut omanikku ja meid sõit Viljandisse nüüd nii väga ka ei meelitanud, siis keerasime otsa hoopis ringi. Oleme nüüd kohale jõudnud siia esimesse kohta, kuhu me tulema pidime ja vaatama tulime siis seda. See on Kawasaki KVF 360A. Teegu siis suht lihtsa ATV-ga, nelikveoline, kärukonksega, väga oluline. Ikkagi nagu tööloom, siin on lisatud töötuli, spidokat tal ei ole, lisavarustus, tagumine pidur jalaga on lisavarustus, seda mina näiteks ei teadnud. Hästi hoitud, siin on natukene igatepidi tuunitud, paremaks, tugevamaks natukene, et igal pool on kaitsmed asjad ette pandud. Näha on, et natuke on tööd ka teinud, aga noh, nii peabki. Paneme ta korra eema, vaatame mis juhtub. Käib nagu siisike. Kus see? Siit. Puja, tuli õve. No, töötab. Natukene veel tuunida, paneks siia vintsi ette, eks ju. Ja siis saaks taga täiesti minna metsa vahele. Lähme proovime natuke sõita. Nii, ohutus enne kõike paneme skiivri pähe ja teeme korra sõitu. Üritame siin mitte midagi üles künda. Muidu peame rohkem maksma, muud midagi. Minus ärkas 8-aastane poiss, see väike poiss. Võttis naerule küll nina tatiseks ja mida ma praegu märkasin. Kütuse näidi, minust mega äge. Ma isegi pärast just tea, kus teetab. Sellist mingi tasemanduriga, aga sellist kütuse näidikut ma näinud ei olegi võrra. Liigub kenasti. Peale kauba saame veel tööriistakasti. Mitte, et me nagu tööd hakkaks tegema sellega, aga ma ei tea, ajame ta peale ja läheb metsa. Metsa ei lähe. Lähme maale. Nüüd sa lihtsalt tead. Nii, aga selge. Paneme pääle ära ja hops. Hops. Nii. Aha. Mis mul siin? Selle paneme siia ette püsti ja siis sõidu ajal saab lasta trennida. Kuni siit sõidame mingi kaua me sõidame, mingi 2 tundi. Normaalne kardio tuleb sinna. Pole minu kõrv. Siit küll peale ei sõida sellega, ma arvan. Arvad, et ta läheb siit ühes? Proovi, jah? See on su naise oma või sinu oma? Madis. Kerge. See on, ma arvan, sinu oma.
see on kuidagi liiga kerge. Trenn tehtud, nüüd ma jõuan peale sõita. Harjunud siit poolt ei juurde starterit andma. Ma ei tea. Võitis vähe jahedas küll, aga nii, vastas. Aga lähme viime täis koju ära, maksame rahad ära, kõik on peale tõmmatud kinni. Lähme maale mürama. Kohal oleme, nüüd ajame maha. Peale saime, suht hirmus oli. Vaatame, läheb nüüd tööle ka. Värske ostetud asi ikkagi siin. Tutki. Nagu traktor. Tulega põlema, kuigi ma sõidan tagurdan, aga kuule, see näitab päris hästi. Paneme seasilmad põlema. Ta vist ei lähe, kui kõik on selline. Külm. Käib soojaks ära. Nii palju kui lahti lase, siis hakkab. No nüüd üks on või. See oli päris hirmus praegu. Et jõudis koju, mees hakkas kohe tööd tegema ja suur inimene muutus uuesti lapseks. Et toob ikka naeratuse näole küll, aga kell on palju, me nüüd tema matsab kokku ja teie ärge unustage likeida, subscribe'ida, share'ida, keerida kõik jutud nagu tavaliselt. Järgmise korrani.